Iraani režiim on sattunud taas surve alla ja selle kõige tugevam märk ilmneb samaaegselt kahel rindel. Ühelt poolt kasvab majanduslik surve Iraani revolutsioonilisele kaardiväele. Teiselt poolt on Liibanonis kehtestatud 10-päevane relvarahu juba algusest peale ümbritsetud umbusuga. Sest Hezbollah, peamine Teherani piirkondlik relvastatud haru, on selgelt öelnud, et ei aksepteeri vaherahu, mis võimaldaks Iisraelil Liibanoni territooriumil vabalt tegutseda. Sellel reedel, 17. aprillil 2026, on kujunev olukord selge. Iraani rahaline olukord muutub pingelisemaks. Piirkondlik mõjude võrgustik kaotab jõudu ja pinged püsivad isegi siis, kui relvarahu on arutlusel. Seega ei ole toimuv lihtsalt üksik sõjaline paus. See on suurem võitlus Iraani režiimi rahalise ja poliitilise hingamisruumi pärast. Revolutsiooni kaardivägi sõltub rahast, nafta ekspordist, paralleelsetest kaubandusvõrkudest ja liitlasrühmituste toetamisest, et säilitada oma jõudu nii Iraanis kui ka väljaspool seda. Seetõttu, kui Washington survestab naftasektorit ja maksesüsteemi, ei piirdu löök ainult majandusega. See tabab aparaadi selgroogu, mis rahastab sõjalist survet, propagandat ja piirkondlikku mõju. Just selles suunas teatas Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium 15. aprillil sanktsioonidest enam kui 200 inimesele. Ettevõtted ja laevad, mis on seotud Iraani ebaseadusliku naftatranspordi võrgustikuga. Lisaks ka kuldskeem, mis on seotud Hezbollahiga. Kes on selle kriisi keskmes? Ühel pool Donald Trump, tema majandustiim ja Ameerika Ühendriikide surveaparaat. Teisel pool revolutsiooniline kaardivägi, mis toimib Iraani režiimi sõjalise, poliitilise ja finantssambana. Selle ümber on Hezbollah, Teherani relvastatud liitlane Liibanonis, samuti Iisraeli ja Liibanoni valitsused, kes viidi ajutise vaherahuni, mis saavutati tugeva Washingtoni osalusega läbirääkimistel. Valge Maja ise oli juba öelnud, et üks operatsiooni eesmärkidest oli takistada Iraani režiimil jätkata terroristlike armeede relvastamist, rahastamist ja juhtimist väljaspool oma piire. See aitab mõista, miks Iraan, Hezbollah ja Liibanon on samal mängulaual. Kuidas see majandussurve tegelikkuses toimib nii merel kui ka raha osas? Reutersi andmetel võib 13. aprillil alustatud Iraani sadamatega seotud liikluse blokeerimine takistada umbes 2 miljoni naftabarreli päevas eksportimist, eriti Hiinasse. Agentuuri küsitletud analüütikute sõnul suudab Iraan vastu pidada mõned nädalad või kõige rohkem kuni 2 kuud, enne kui teda sunnitakse tootmist vähendama. See tähendab vähem tulu, suuremat rahalist kitsikust ja rohkem raskusi režiimi toimimise rahastamisel. Ja see pole väike detail. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on selgelt öelnud, et sihtmärgiks on just see ebaseadusliku naftatranspordi infrastruktuur, mis toetab režiimi eliiti. Kus see kõige tugevamalt plahvatab? Iraanis, sest surve keskmes on nafta ja režiimi rahaline ellujäämine. Hormuzi väinas, sest energiatranspordi kriisist on saanud vaidluse keskne osa. Ja Liibanonis, sest Hezbollah näitas, et relvarahu ei tähenda ei alistumist ega kindlat rahu. Associated Press teatas, et 10-päevane vaherahu on alanud, kuid Iisrael ütles, et hoiab vägesid 10 kilomeetrit laiuses turvatsoonis Lõuna-Liibanonis. Reutersi andmetel teatas Hezbollah, et Iisraeli vägede kohalolek Liibanoni pinnal annab Liibanoni rahvale õiguse vastu seista ning et ükski relvarahu ei tohi lubada Iisraelil Liibanonis vabalt liikuda. Teisisõnu, vaherahu on olemas, kuid oht püsib endiselt. Miks see Teherani jaoks nii suur probleem on? Sest Iraani režiim ei seisa silmitsi ainult pommide või diplomaatilise survega, vaid ka struktuurse kulumisega. Kui naftaraha kinni jääb, mürgeneb võime toetada välisliitlasi. Kui Hezbollah reahe relvarahu suhtes niimoodi, näitab ta samuti, et ei suuda müüa täieliku kontrolli kuvandit olukorra üle. Ja kui Iisrael nõustub vaherahuga ilma okupeeritud alalt lahkumata ja säilitades õiguse reageerida, on sõnum karm. Kõige tugevam tõlgendus siin on see, et vaherahu Liibanonis ei näita Iraani teljejõudu. See paljastab nõrkust, lõhenemist
Revolutsioonikaardiväe majanduslik kokkuvarisemine ei pea ilmnema korraga ühe dramaatilise teadaandena. See algab ekspordikitsikusega, rahaliste raskustega, salajaste võrgustike piiramisest ja raskustest omaenda piirkondlike liitlasrühmituste ülalpidamisel. Samal ajal keeldub Hezbollah vaherahust neile peale surutud tingimustel, sest nad teavad, et sellistes tingimustes relvarahu ei lahenda nende olukorda. See lihtsalt külmutab probleemi. Tänapäeval näeme režiimi, mida survestatakse väljast poolt, mis on seest poolt kurnatud ja üha enam sõltub retoorikast, et varjata tegeliku mõjuvõimu kaotust.